Et juhul, kui nüüd keegi siin seda juttu kuulates ära tundis midagi, siis mis samme nagu astuda. Ma võib-olla soovitan esialgu siin raamatuid, eks ju, et võib-olla ei taha kohe kuskile minna, siis see on vägivalla nii-öelda me ütleme see piibel ehk see raamat, miks ta seda teeb, kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed. Siin on väga palju äratundmist, seda ei ole lihtne lugeda, aga loe ja saad natukene rohkem aimu. Siis teine raamat sama autoriga on Vägivallatseja lapsevanemana, millist mõju avaldab lähisuhte vägivald perekonna toimimisele, ka väga hea raamat. Kui on mõttest lahku minna, siis olen ma ise kirjutanud raamatu Arukalt lahku. Siin on lahkumineku protsessid lahti kirjutatud. Ühtlasi vägivalda olen ka puudutanud, et mis selle järgselt, millega peab arvestama või mis võib juhtuma hakata. Ma soovitan kõigepealt lugeda kirjandust. Järgmiseks võiks konsulteerida mõne eriala spetsialistiga. Meil on ohvriabitöötajad, meil on psühholoogilise valdkonna inimesed, psühholoogid, psühhoterapeudid. Siin peab olema rohkem teadlik, et kes selle vägivallaga tegelevad. Ja kui mõte nii-öelda hakkab järjest edasi liikuma, et siis peab hakkama strateegiliselt nagu samme läbi mõtlema, mida teha ja mida mitte teha, et see lahkumine oleks võimalikult turvaline. Et mõnel juhul me teeme ohvritega ka niisugused lahkumise plaanid ja lahkuma peab salaja, et oleks tagatud turvalisus endale ja lastele. Ma kindlasti soovitan nõu pidada juristidega, et arutada läbi finantsilised tagajärjed, mis hakkavad juhtuma ja võimalusel nendeks ette valmistada. Eestis saab lisaks ohvriabile saab pöörduda ka naiste tugikeskuste poole, et meil on erinevates piirkondades on need olemas ja seal on ka juriidiline tugi ja psühholoogiline tugi. Ehk siis, kui ohver nagu tunneb ära, et temaga käitutakse halvasti ja tal hakkavad mõtted liikuma, et midagi peaks ette võtma, siis ma soovitangi alustada nendest kohtadest ja siis algab protsess, mis on toetatud eri spetsialistide poolt, et vältida võimalike vigade tegemist ja olla nagu psühholoogiliselt valmis hetkeks, kui inimene otsustab lahkuda või on sunnitud lahkuma, et need olukorrad on väga erinevad. Juhul, kui sa nüüd ära tunned selle olukorra, et kellelgi sinu tuttaval on, need olukorrad ilmnevad erinevalt. Mõne puhul sa näed, et ta on liimist lahti, kui ta tuleb tööle, tal on kuskil võib-olla sinikad ka, siis saab kindlasti uurida, et kuidas sul on ikka kõik hästi ja siis võib-olla inimene avaneda ja rääkida, mis tal tegelikult toimub. Mõned situatsioonid te märkate ära sotsiaalses keskkonnas, mingil peol või kuskil kohas, kus näiteks vägivaldne inimene alandab oma partnerit või halvustab teda. Ja vägivaldne inimene tihtipeale kannab endas niisuguseid hoiakuid mingite vähemuste suhtes või niisugune üleoleku demonstreerimine tuleb temaga kaasa. Et siis sellises olukorras mina soovitan sekkuda sel moel, et öelda, et mulle ei meeldi, kuidas sa oma partneriga käitud. Siis kui on füüsiline vägivald, satud seda nägema, siis ma arvan, et ei ole alati mõistlik. Me peame selles olukorras vaatama, et kuidas me saame iseenda ohutuse ka tagada. Esimesel võimalusel kutsu politsei. See ei ole pere siseasi tegelikult. See on nagu tõsine kuritegu teise inimese suhtes. Ja nüüd, kui sul on võib-olla mõni sõber, kes on hakanud sind usaldama, sulle rääkima oma lugusid, sa ei ole ise näinud, aga sa kuuled neid lugusid, siis ma soovitan, et mingi etapp ikkagi peaks talle ütlema, et kuule, äkki sa pöördud kellegi poole, kes tegeleb selle teemaga. Ja põhjus on see, et kui me kuulame algul väga avatud südame ja hingega ja tahame õudselt, et ta nagu saaks abi ja inimene ei liigu, siis pikas plaanis on seda hästi raske taluda. Kuni selleni, et ühel hetkel võib see kuulaja öelda, et tee siis midagi ja mis sul viga on ja võib-olla ise oledki süüdi, et sul selline olukord on tekkinud. Ja need on märgid sellest, et kuulaja hakkab tegelikult läbi põlema ja see on väga raske materjal, mida kuulata, kui sinu käed on seotud.
sa justkui ei saa seal midagi muud teha, kui lihtsalt olla kuulaja rollis. Et igal juhul suunata see inimene kuskile professionaalide juurde selleks, et see liikumine ikkagi hakkaks ühel hetkel toimuma tema jaoks, et see ei ole lihtsalt, et ma räägin sõbrale, mul hakkab korra kergem, aga selleks, et ta saaks ikkagi välja liikuma hakata sellest suhtedünaamikast, mis teda iga päev tegelikult hävitab.